Eugenia Martinez sai Hispaanias juba väga noores eas kurikuulsaks oma suuruse ja kaalu tõttu. Naabrid pilkasid teda ja perekond peitis ta ära. Kuid kui ta oli vaid 6-aastane, liitus ta Hispaania kuninga Carlos II kuninglikus õukonnas. Just siin sai ta hüüdnimeks La Monstro ehk koletis ja kahjuks pidi ta peaaegu kogu oma elu taluma väärkohtlemist. Eugenia Martinez Vallejo sündis 1674 aastal Hispaania põhjaosas asuvas Merinda de Monteja kaugemas asulas. Tema isa oli José Martínez Vallejo ja ema Antonia de la Bodega. Tema vanemate täpsed ametid ei ole teada, kuid on teatatud, et nad pärinesid tagasihoidlikust taustast. On teada, et Eugenial olid õed-vennad, kuid kui palju neid oli, pole samuti kindel. Enne tema sündi teatati, et tema ema veed tulid ära ühel pühapäeva hommikul kirikus olles. Selle tõttu polnud Antonial tema emal aega koju jõuda ja ta sünnitas lõpuks kirikus. Muidugi polnud see väga tavaline juhtum ja seetõttu uskusid kohalviibijad, et sünniolud on hea enne tüdruku tuleviku jaoks. Hispaania kirjanik Maria Jesus Habato arvab, et see võis olla põhjuseks tema nimele Eugenia. See nimi tähendab hispaania keeles la bien nacida ehk hästi sündinud. Pepina kirjeldati Eugeniat kui tervet, tugevat ja väga hea isuga last. Kõik see viitas sellele, et Eugenia kasvab üles terveks täiskasvanuks, mis tol ajal polnud sugugi iseenesest mõistetav. 17. sajandil, eriti maapiirkondades, olid arstide puuduse tõttu imikute suremuse määrad väga kõrged. Näiteks Inglismaal suri sel ajal 12% kõigist sündinud lastest esimese eluaasta jooksul ning 36% lastest suri enne 6. eluaastat. Eugenia kohta öeldi, et ta oli beebina pontsakas, kuid tema vanemad ei pööranud sellele alguses eriti tähelepanu. Tollal eelistasid nii meditsiinilised kui ka sotsiaalsed normid tüdrukuid, kes olid veidi tugevama kehaehitusega, sest see oli viljakuse ja mõnel juhul ka jõukuse märk. Seega arvasid tema vanemad tõenäoliselt, et see pole midagi, mille pärast muretseda. Kuid vanemaks saades muutusid asjad murettekitavamaks. Väike Eugenia hakkas teiste imikutega võrreldes väga kiiresti kasvama. Öeldi, et Eugenia nägi välja nagu 12-aastane juba enne oma esimest sünnipäeva. Kuigi see oli tõenäoliselt liialdus, kaalus ta juba 1-aastaselt umbes 20 kilo ning aja möödudes kasvas ta jätkuvalt murettekitava kiirusega. Samal ajal kasvasid tema õed-vennad nagu enamik teisi lapsi ning selle tõttu otsisid tema vanemad abi arstilt, et aidata oma tütre kaaluprobleemidega. Selle tulemusena pandi Eugenia rangele dieedile, kuid isegi sellest ei piisanud olukorra parandamiseks. Aasia möödudes Eugenia muutus aina suuremaks ja selle tõttu naabrid pilkasid teda korduvalt. Sellise kohtlemise tõttu püüdsid tema vanemad teda kohalike elanike eest varjata, hoides teda majas sees, et ta ei peaks taluma pidevat ahistamist, millega ta välismaailmas silmitsi seisis. Sellest hoolimata levisid jutud hiiglaslikust tüdrukust kiiresti lähedal asuvatesse linnadesse ja küladesse ning võõrad tulid sageli maja juurde, et teda näha ja tema välimuse üle pilgata. Kui ta oli 6-aastane, kaaluvat ta väidetavalt umbes 65 kilo ning pideva kiusamise tõttu veetis ta enamiku ajast oma toas, kus keegi teda näha ei saanud. Kuid see muutus peagi, sest ei läinud kaua, kuni talle tehti ettepanek liituda Carlos II kuningliku õukonnaga Madridis. Ühel päeval, kui ta oli vaid 6-aastane, koputas kuningliku perekonna käskjalg uksele ja küsis, kas Eugenia võiks viia Hispaania kuninga Carlos II, tuntud ka kui nõiutud, ette. Tema lugu oli levinud nii laialt üle kogu Hispaania maapiirkondade, et see jõudis isegi Carlos II kõrvu, keda see salapäraselt suur tüdruk väga huvitas. Muidugi olid tema vanemad sellest alguses ärevil, kuid neil polnud mingit võimalust keenduda. Pole selge, kas nad teadsid täpselt oma pealinna külastuse põhjuseid või mitte. Võib-olla uskusid nad, et leiavad oma tütrele ravi, kuid kahjuks see polnud nii.
1680 aastal, olles vaid 6-aastane, viidi Eugenia koos vanematega kuninglikku õukonda. Kui nad olid kohale jõudnud, ei läinud kuninglikul rätsepal kaua aega, et Eugeniale kleit valmistada, nagu oli nõutud kuninga ette ilmumiseks. Räägiti, et Karl II oli tema välimusest lummatud ning tegi kiiresti tema vanematele ettepaneku, et Eugenia eest hoolitsetaks ja ta saaks kuningliku õukonna liikmeks, mille vanemad kohe ka vastu võtsid. Selle perioodi kroonik Juan Cabezas avaldas tema saabumisest õukonda pamfletti öeldes: Los provisios de la naturaleza, callagado esta corte en un aña gigante amada Eugenia Martínez. See tähendab, et looduse imed on sellesse õukonda saabunud hiidlasliku tüdruku nimega Eugenia Martínez näol. Seejärel lisab ta, et tema majesteet Karl II, mõistes, et tegemist on looduse imega, otsustas teda näha ja palus, et ta toodaks tema kuninglikku paleesse Madridis, kus teda täna imetlevad kuninglik õukond ja kogu nende kuningriikide aadlikkond. Kuigi esmapilgul tundub, et kuningas kutsus Eugenia paleesse heatahtlikkusest ja heldusest, sellel oli ka teine põhjus. Keskajast alates oli Euroopa õukondades populaarne traditsioon hoida enda ümber igasuguseid meelelahutuslikke tegelasi. Hispaania polnud erand ning siin nimetati neid gente de placer, mida võib inglise keelde tõlkida kui people of pleasure. Öeldakse, et Karl II oli Eugenia suhtes väga helde ning ta võeti kiiresti sellesse gruppi. Need omamoodi meelelahutajad koosnesid erinevatest tegelastest, sealhulgas narridest, kääbustest, väärarengutega inimestest ja isegi hulludest. Kuningas ja teised õukonna liikmed hoidsid neid inimesi enda ümber, et lõbutseda. Kuningas nautis eriti nende seltskonda, kuigi peamiselt selleks, et neid pildata. Karl II hakkas Eugeniat kiiresti palees peetud pidudel näitama. Siin otsisid teda üles paljud daamid, kes soovisid lasta end tema kõrval joonistada või maalida, et rõhutada oma saledate kehade ilu. Kahjuks ei saanud Eugenia ja teised tema sarnased õukonnas oma teenuste eest mingit tasu, hoolimata pikkadest tööpäevadest. Samuti elasid nad sisuliselt oma isandate meelevallas, kes võisid nad igal hetkel ilma rahata välja visata. Mõned pidasid seda muidugi tõsiseks õnnetuseks, sest nad elasid vaid selleks, et aadlikud neid kui inimnäitust pilkaksid. Kuid mõne jaoks võis see olla õnneasi. Aadlikud kulutasid palju raha la gente de placeli peale. Nad hoolitsesid selle eest, et neil oleks kõht täis, nad oleksid külmadel talveöödel soojas ning neil oleks isegi mitmekesine ja huvitav garderoob, mis on palju rohkem, kui tolle aja talupoegade kohta öelda saab. Hoolimata sellest, et nende eest hoolitseti, kohtlesid aadlikud neid kui esemeid ja tegid nendega, mida iganes ise tahtsid, oma lõbuks. Tegelikult on teada, et Carluse isa, Hispaania Felipe IV, pidas oma õukonnas umbes 110 kääbust. Aga see polnud ainult tema enda lõbuks, sest suur osa aadlikest pidas kääbuseid ka selleks, et rõhutada täiuslikkuse ideed ja valitseva dünastia üleolekut. Mis teeb Eugenia teiste õukondlaste seas eriliseks, on see, et kuningas tellis temast 2 tuntud portreed. Need maalid tegi kunstnik Juan Carreño de Miranda, kes määrati 1671 aastal kuninganna õukonna maalijaks. Täna saab mõlemad portreed kõrvuti näha Madridis, Museo del Prado muuseumis. Portreedel näib Eugenia mitte ainult kurb ja ebamugav, vaid ta oli tõenäoliselt ka üsna suures valus, sest tema kaaluprobleemid tegid tal väga raskeks nii kaua poseerida. Õukonnas näidati teda tema suuruse tõttu kui kurioosumit või veidrikku. Ja need maalid on sellele tunnistuseks, kuna nende nimed on La Monstra Vestida ja La Monstra Desnuda, mis tähendavad riietatud koletist ja alasti koletist. Muidugi olid õukonnas tema välimuse suhtes üsna õelad ja seda võib näha selles, kuidas Juan Cabezas teda kirjendab. Ta väidab, et Eugenia oli kahvatu ja mitte liiga ebameeldiv vaadata, kuigi tema nägu oli liiga suur. Pea, nägu ja kael. Ja teised tema tunnused on 2 mehe pea suurused.
tema kõht on sama suur kui kõige paksemal rasedal naisel, kes on kohe sünnitamas. tema reied on nii paksud ja lihavad, et tema ebameeldiv välimus ajab inimese segadusse ja paneb imestama. tema jalad on vaid veidi väiksemad kui mehel ja täis volte. tema jalad on kehaga proportsioonis. Need on nagu mehel. siiski on tal raske liikuda oma keha liigse suuruse tõttu. muidugi tol ajal ei teadnud keegi, mis noort Eugeniat vaevas, kuid tänapäeval arvatakse, et ta kannatas tõenäoliselt geneetilise häire nimega Prader-Willi sündroom all. selle põhjuseks on teatud geenide talitlushäire 15. kromosoomil. selle sündroomiga lapsed tunnevad pidevalt nälga, mis võib viia rasvumise ja teist tüüpi diabeedini. sageli on mõjutatud isikutel kitsas otsaesine, väikesed käed ja jalad, lühike kasv, hele nahk ja juuksed ning enamik neist ei suuda lapsi saada. paljud neist sümptomitest on väga sarnased tolleaegsetele kirjeldustele Eugenia kohta, kuigi me ei saa endiselt olla 100% kindlad, et see oli tema välimuse põhjus. Tragikaliselt tehti Eugenia üle sageli nalja, kui ta palees ühest kohast teise liikus, sest ta väsis kiiresti ja tal oli raske teistega sammu pidada. samuti arvatakse, et tal olid hormonaalsed probleemid ja ta oli viljatu ka hilisemas elus, kuna tal ei olnud kunagi menstruatsiooni. Vaatamata oma kehvale tervisele ja talutud pilkamisele, arvatakse siiski, et talle meeldis palees elada. Eugenia oli meeldiv tüdruk ja sai tegelikult õukonnas üsna populaarseks. Teda hindas isegi kuninglik perekond. Isegi teismeikka ja täiskasvanuikka jõudes olevat ta jäänud endiselt armastatuks. Eugenia Martínez Pallejo suri 1699 aastal 24-aastaselt. Ta elas kogu oma elu palees pärast seda, kui ta 6-aastaselt sinna viidi. Tema säilmete asukoht ja täpne surmapõhjus on teadmata, kuigi tõenäoliselt oli see seotud seisundiga, mille all ta kannatas. 100 aastaid hiljem, 1997 aastal, tellis Hispaanias asuva Avilesi linn Eugenia Martíneze kuju, et austada tema portreekunstnikku Carreño de Mirandat. Kuju kujutab tema kuulsaimat maali La Monstra Vestida ja selle valmistas pronksist Hispaania skulptor Amado González Evia. Kuju seisab tänaval, mis kannab tema nime, Marinero de Sabulo linnaosas. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Eugenia Martínezi kohta. Loodan, et teile meeldis. Andke mulle allpool kommentaarides teada, kas teie arvates oli hea otsus, et ta kolis Hispaania õukonda, või oleks tal olnud parem jääda koju oma pere juurde. Kui teil on mingeid ettepanekuid, siis kindlasti saatke mulle e-kiri või võite selle saata minu Instagrami, mille leiate allpool kirjeldusest. Ja kindlasti pange like ja tellige kanal ning lülitage teavitused sisse, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laetakse. Igatahes see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises Forgotten Livesi osas. Aitäh!